Oled sa välja mõelnud, kas sa oled linna või looduse inimene? Ülilahe, kui sa oled, aga nüüd läheb päris mäng lahti. Kui otsid kodu, siis ära vaata ainult kinnisvara kuulutust, vaata oma tulevast elu. Taristu loeb rohkem, kui sa arvata oskad, isegi kui sa sõidad autoga. Kas sa saad poodi, kohvikusse, metsa või trenni jalgsi? Kui sul on lapsed, kui kaugel on kool ja lasteaed, ühistransport, see mõjutab su igapäevaelu rohkem kui köögimööbli toon. Korter ei ole lihtsalt korter, uusarendus, magalarajooni paneelmaja, miljööväärtuslik maja, arhitektuurimälestis. Igal ühel on oma võlud, aga ka valud. Paneelmaja pluss hind ja välja arenenud taristu. Uusarenduse pluss kaasaegsed lahendused, mugavused, energiatõhusus. Ajalooline maja, osta siis, kui oled tõeline entusiast. Seal sa elad koos ajalooga ja selle kapriisidega. Räägi korteriühistuga, kindla peale, mitte ainult müüjaga. Korteriühistult sa saad teada, kas majas on varjatud probleeme, keerulisi naabreid, lähiajal tulevaid suuri kulusid või kahjureid. Ja palun, ära tee ostuotsust seinavärvi põhjal. Värv ja köögimööbel, need on muudetavad. Asukoht, planeering, tehniline seisukord, need mitte. Kui ostad arendajalt, plaani pealt, kindlasti uuri arendaja tausta. Nüüd, kui sa ostad hoopis eramaja, seal pole ühistut, kes asjad ära lahendaks. Kõik on sinu vastutus. Sellega sa pead arvestama. Seega kaasa ostuprotsessi kindlasti ehituseksperti. Sest suured vead ei hüüa tulles, need ilmuvad alles aastate pärast. Kui sa otsid krunti, kuhu ehitada, mõtle kindlasti ilmakaartele, mõtle naabritele, mõtle kõrghaljastusele. Männimets võib tunduda küll väga romantiline, kuni sa avastad, et päike ei jõuagi kunagi sinu terrassile. Hea kodu ei sünni juhusest, see sünnib läbimõeldud otsustest. Öeldakse, et esimene maja ehita vaenlasele, teine sõbrale ja kolmas endale. Mina ehitasin esimese maja endale ja ma ei taha sealt kuhugi minna. Miks? Sest kõik sai põhjalikult läbimõeldud. Kui oled koduotsingutel või ehitusmõtetega, anna endast märku. Ma aitan sul näha ka neid nüansse, mille peale sa võib-olla esimese asjana ei tule.